Meie iga päev on täis vaikseid hetki. Tuttavad tänavad, tuttavad näod. Meie kodud, meie maailm. Iga kord, kui sireen vaibub ja tuled kustuvad, naaseb keegi taas päris ellu. Naaseb sellest maailmast, kuhu minnakse vaid siis, kui kellelgi on päriselt abi vaja. Ja siis tõuseb keegi püsti. Keegi, kellel pole kohustust, aga kes lihtsalt ei suuda kõrvale vaadata. Vaikus asendub kutsungiga. Igapäevased mõtted kaovad. Vabatahtlik päästja. Inimene, kelle süda kuuleb kutset enne telefoni helinat. Kes paneb oma elu pausile, et olla olemas kellegi teise jaoks. Aga enne seda kutset on nad päris inimesed. Neil on oma töö, oma kohustused ja unistused, pereliikmed, kes ootavad koju ja lubadused, millest nad kinni hoiavad. Ja ometi, kui telefon heliseb, lükatakse kõik pausile, et minna sinna, kuhu enamik meist ei lähe. Me ei näe enamasti nende tegusid. Ei näe kiivri all peidetud pingutust, värisevaid käsi pärast raskeid hetki ega sõnu, mis pimeduses kellelegi jõudu annavad. Ma olen siin. See ei ole üksikute kangelaste töö. See on meeskond, kes hingab ühes rütmis, kes toetab, kannab, juhendab ja julgustab. Sest iga päästehetk sünnib koos. Me näeme vaid tulemust, et abi jõudis õigel ajal, et keegi tõi valguse sinna, kus enne oli hirm. Vabatahtlik päästja ei otsi kiitust. Ta teeb seda, sest tema sees on midagi, mis ütleb, kui ma saan aidata, siis ma aitan. Võib-olla ei tea me kunagi nende lugusid lõpuni, aga iga kord, kui nad naasevad, jääb nendega killuke sellest, kus nad just olid, ja killuke sellest, keda nad aitasid. See on nende tee. Mitte seepärast, et nad peaksid, vaid seepärast, et keegi peab. Vabatahtlik päästja. Päris inimene, kes otsustab iga päev uuesti olla kellelegi lootuse allikas.